Nii, let's go. Let's go. Kolmapäev on jälle käes ja käes on ka saateaeg, mille nimeks Terviseminutid Ellitiga. Me igal kolmapäeval räägime natukene tervisest, kuidas oleks parem, kuidas oleks parem tuju, kuidas tervis oleks parem ja mis selleks tegema peab. Teemasid on arutatud siin juba päris mitme saate jooksul päris erinevaid. Saate neid kõiki järgi kuulata maisnek.ee lehe pealt ja Tre Raadio kodulehe pealt ka korduste alt. Ja ka täna tasub kindlasti tähelepanelik olla kõikidel raadiokuulajatel, sellepärast et saate lõpus on Ellitil teile ka üks küsimus ja kes tänast saadet tähelepanelikult kuulab, sellele on sellele küsimusele kindlasti väga lihtne vastata. Tere Ellit! Tere, tere! Tänane teema vägagi tähtis. Saan ise ka kohe suhestuda siin uni ja unehäired. Mis on uni, palju peab und saama, mis asi on unehäired ja mis asi ei ole unehäire. Sellel teemal hakkame siis täna rääkima ja loomulikult põhjaks või põhjenduseks, miks me seda teeme, on jällegi terviseuuring. Ka Maisnek on teinud terviseuuringut ja on siis uurinud sellel teemal inimeste käes näiteks üldiselt siis, mis tervisega seotud küsimused neile kõige rohkem muret teevad ja neid probleeme ikka jagub, tundub jah. Vaatame, mis siin siis kirjas on selles suures uuringus. Me saame sellest uuringust veel järgmiste saatete jooksul ka rääkida, aga praegu keskendume siis sellele, mis need inimesed oma unest ja energiatasemest arvavad. Jah, täpselt nii. Et kui oli küsimus, et millised tervisega seotud küsimused tekivad sulle kõige rohkem muret, siis 10% vastas, et kannatavad mõne unega seotud probleemi all. Ja sinna alla kuulusidki siis energiapuudus, pidev väsimus, unetus, katkendlik uni, tugev või siis järsk väsimustunne. Nagu eelmine kord rääkisime, et sööme kohe väsinud, tahaks magada, eks ju. Et see vastus võib ka sellest tingituna olla. Ja kui palusime hinnata enda rahulolu ja oma teadmisi ja harjumusi energiataseme osas, siis ligi 40% vastanutest ütles, et pigem ei ole rahul. Ja see siis tegelikult ajendas ka meid mõtlema, ja tänast seda saadet siis selles saates käsitlema. Nii et pea kolmandik ei ole rahul oma energiakogusega ja neil võib-olla on mingisugused uneprobleemid või täpselt ei tea, kus kohas see energiaprobleem siis tuleb. Tänases saates äkki saame teada. Ja üleüldiselt, kui me unest räägime, unepuudusest, siis ega lihtsalt ei ole selline unine olla ja paha olla, vaid sealt edasi vist tulevad kõik järjest sellised päris karmid kroonilised probleemid, kui see asi korda ei saa. Jah, tegelikult on unepuudust seostatud väga paljude krooniliste terviseprobleemidega, näiteks nagu südamehaigused, neeruhaigused, kõrge vererõhk, isegi insult, rasvumine, diabeet, depressioon samuti. No võt, neid ühtegi asju vaja ei ole. Nii et oleks vaja nüüd selgeks teha, palju siis magama peab üldse või miks peab üldse magama. Alustame võib-olla sellest, mis siis hästi on või mis seal kehas toimub, kui inimene magab. No uni taastab, eks ju, ta aitab meil pingetega toime tulla, aitab vältida ebatervislike harjumuste kujunemist, siis samuti uuendab, eks ju, organism kudesid ja närvirakke magamise ajal. Uni on väga hea immuunsüsteemi toetaja, nagu me eelmine kord rääkisime ka, et 80% immuunsüsteemist asub meil soolestikus. Ja vähese une korral ei saa keha taastuda ja see põhjustab ka kusjuures veel enneaegset vananemist. Huvitav, mis see täpselt, kas selle saab ka kuidagi defineerida, kes on enneaegselt vananud ja kes ei ole? No võt. Siis tuleb õigesti magada, eks ole? Õigesti magada, jah. Aga mis õige magamine on? Et normaalne uni, seda on ka hästi palju vaieldud, et paljud inimesed ütlevad, et mina magan välja 6 tunniga, mina vajan 10 tundi magamiseks või mina vajan, ma ei tea, 8, et siuke keskmine, mis on suudetud erinevate uuringutega ikkagi paika panna, ongi siuke 7-8 või siis 7-9 tundi isegi. See on üks keeruline teema, jah. Aga üldiselt nii ta vist on küll, et kui mõni ütleb, et tal läheb selle unetundi vähem vaja, siis vist on midagi valesti siis ikka. Ja leidub erilisi inimesi, kes arvavad, et 5 tundi on väga hea ja kõik on hästi. No 5 tegelikult ei ole piisav aeg juba organismi taastumise aja suhtes. See veidi enesepettust, kes nii arvab. Jah, me võime olla energilised, aga ega see igavesti ei kesta, et kuidas see laul oli, me kõik jääme vanaks. Nii, ja kui see ka tegelikult põhjustab enneaegset vananemist, siis mida vähem me magame, seda vähem me taastume, et äkki seal peitubki see. Just, 7-8 tundi oleks tore küll, aga siin on veel tähtsaid asju, ehk siis see une kvaliteet peaks kõik olema piisav, et sellest 7-8 tunnist üldse midagi kasu oleks.
selle jaoks on olemas erinevad mõõdikud, nutikellad kindlasti, kus on peal, ma ei tea, kui täpselt nad küll näitavad, aga midagi nad näitavad, kas siis tegemist on REM-unega või sügavunega ja näitavad siis seda kogust, palju midagi olema peab. Mis see REM-uni üldse on, äkki mõni nime veel ei tea? Jah, see REM-uni on niisugune kiire uni ehk see on aeg, mil me näeme unenägusid ja millal silmalaud liiguvad kiiresti. Kui tahad vaadata, kas sinu kaaslane näeb REM-und, siis jälgi silmalaugus. või teed lihtsalt magamist. ja täpselt, et tegelikult nii mõlemad, see aeglane uni, selle ajal toimub siis lõõgastumine ja see peaks moodustama tegelikult meil siis 80% unest. Ja jah, erinevad kellad ja äpid seda, ma selle kohta nüüd oma arvamust ega nagu tuge ei saa anda ja nende eest vastutada, aga palju erinevaid meetodeid on tegelikult, mismoodi mõõta. Ja kui on uneprobleemid, siis tegelikult arstidel on, eks ju, väga spetsiaalsed masinad, mida pannakse ka ööseks magamise ajal külge, et mõõta. Jah, nii et kui kellelgi on mingi mure, et magab ilusti, magab 7 tundi või 8 tundi ja ikka ei ole hea, siis võib-olla on asi selles, et une kvaliteediga on midagi lahti. Ja miks see kvaliteet siis seal öösel ära võiks minna, sellest saite teada näiteks ka eelmises saates, näiteks kui sööte enne magaminekut, siis arvatavasti see kvaliteet väga hea ei ole, eks ole. On veel mingisuguseid pahasid lugusid, mis seda une kvaliteeti võib mõjutada? Jah, täiskõhuga, eks ju, minna magama on ju tegelikult iseendale niisuguse halva teo tegemine, sellepärast et kui sina mõtled, et sa lähed magama, aga tegelikult seedesüsteem peab hakkama tööle ja need toitu nagu seedida, Oota, kus... Ma ära unustas ära lõigata praegu. Ma tegelikult jäin oma mõtetega sinna, kus oli see... kus kohas oli see aju, see närvikeskuse toetavad närvirakud, vaatasid REM-und ja blablabla, okei, vahet pole, me saame siit edasi minna, onju. Kus maal sina olid enda? Lõigata. Rasvapõletamine. Okei, siin unehäirete ajal see täiskuu ja need rasvapõletamine või? Okei, sa hüppasid sellest... Nii, võin selle kõik ära lõigata tegelikult ja võime hakata... Vaata, siin on jah see probleem, eks ju, see 5. slaide. Et isegi piisav une korral on energiapuudus, on ju. Et noh, siin võib mainida ära need, et teatud toitaineid, et seal võib olla ka mingi muu... Ma ütlesin hakkunust peales. Nii, 1, 2, 3. Isegi siis, kui inimene magab 7-8 tundi, ikkagi on natukene paha olla. Midagi on halvasti, inimene on väsinud. Mis ta siis valesti on teinud, mis sa arvad? No, kui tundub, et isegi piisavalt pika une korral ei ole see uni kvaliteetne, siis võib olla probleem selles, et kas minnakse liiga täiskõhuga, kas on tarbitud alkoholi ja sellised enne magama minekut tegevused. Ja kindlasti tasub mõelda ka üle teatud puudused, näiteks, kui see on rauapuudus, mis võib veel olla unega seotud, on B12 vitamiin ja D-vitamiini puudus. Et see kõik võib tegelikult põhjustada ka väsimust. Et hästi oluline on jah see, et see uni oleks just kvaliteetne, siis aitab just taastada ja tulla pingetega toime. Ja ma siin vaatasin, oli ka Soomes tehtud tegelikult uuringud, et noorte seas, et just noored vajavad seda und eriti palju, et nad saaksid emotsionaalset puhkust. Kui nad piisavalt palju ei maga, siis on nad stressis ja võib kujuneda ka see stress depressiooniks. Ma millegi pärast eeldaks, et noored on just need, kes sellest kõige vähem aru saavad, et nad magama peaksid õigel ajal. Et neil ikka juhtub, et minnakse magama siis, kui aeg on. Jah, no see on nii põnev tegelikult just see õhtune aeg, on. Et kui sa oled just kui saanud oma koolitööd ja trennid ja kõik asjad nagu selja taha, et mul endal ka on klassivanema, nagu klassi koosolekul õpetaja rääkinud, et osad lapsed kipuvad tukkuma tunni ajal. Et mäletan, meie ajal oli see ikkagi väga ebaviisakas tegevus või et nagu täitsa kohe pilgati neid, kes niimoodi tegid, aga tänapäeval ka artikleid lugedes, siis tundub, et see on muutunud selliseks sagedasemaks nähtuseks. Et kõige hilisem aeg magama minekuks võiks olla selline 10:30 õhtul või siis hiljemalt 11. Ja kui saab kuni 7 magada, siis see võiks olla täitsa normaalne unek tegelikult. Jah, üks asi, mis voodisse kaasa ei käi, on telefon midagi.
ja loomulikult see on hästi oluline, et me hakkame, et meil on nagu sihuke magama minemise rutiin, et selline tund aega enne ei tasuks kindlasti olla ekraanis ja lugedes uuringuid on väga selgelt välja toodud, et voodis võiks olla 2 tegevust. 2 tegevust? 2 tegevust. Üks neist on siis magamine, ma eeldan, jah? Mina tegelikult lisaksin siia, ma ei tea, meil endal on niimoodi lihtsalt, et ma olen harjunud lapsele muinasjuttu lugema. Et see ei ole ekraanist, eks ju, et kui ta on raamatust, siis see on justkui täiesti okei. Ja see teine tegevus on seks. See on ka lubatud siis, aga siis tuleks ka uneaega jälgida natuke ikka, eks ole. No absoluutselt, jah, siis tuleb pidada lihtsalt varem voodisse. Just. Ja ülejäänud asjad võiks voodist välja jääda ja eesotsas siis mingi telefon või siis televiisor magamistoas pole just kõige parem mõte. Jah, et kui on voodi, siis see voodi ongi nagu mõeldud rahunemiseks, magamiseks ja siuke, et seal tekib juba oma siuke vibe, et kui sinna voodisse lähed, mitte ei vaata samal ajal Netflixi. Nii, ja mis asjad on unehäired, siis nendest me pole jõudnud veel rääkidagi. Rääkisime sellest, mida ise saab teha selleks, et uni oleks kvaliteetne, aga kui ta ei ole kvaliteetne, kui ühes mõttes aru pean saama, et ta ei ole kvaliteetne. Üks on siis see, et oled väsinud, aga mida see unehäire siis, mida see põhjustab üldse, mis siis on, kui kaua on selline olukord, et sa oledki kogu aeg väsinud, siis saab? Jah, kui on unehäired, siis tegelikult need tõstavad kehas stressihormooni, kortisool. Ja see on selline surnud ring, et see kortisool ehk see stress ei lase sul magada ja sellest sul need unehäiredki tekivad, et sellest nagu välja murda. Siis erinevad uuringud on ka näidanud, mis nendest unehäiretest võib tekkida, et need võivad soodustada ka kaalutõusu. Et kui ei saa normaalsel ajal magama, sul ei ole oma unerutiini, siis kiputakse sööma hiljem ja keha ei jõua seda energiat ära kulutada, nagu rääkisime, et ei tasu, eks ju, kõhtu täis süüa, nagu magama lähed. Ja just sellepärast on see oluline, et see rasva põletamise protsess toimub tegelikult õhtu ja hommikusöögi vahel, ehk siis ongi ööseti. Ja kui me räägime siis söömisest, siis süke 7-8 ajal võiks olla nagu kõige hilisem söök. Oleneb loomulikult, mis kell sa lähed magama, ütleme, aga normaalse töögraafiku või ütleme tavaelu puhul võiks see niimoodi olla. Ja kuni 10-11 tundi võiks olla see rasvapõletuse aeg, et me jooksime ära tarbida selle energia, mis me oleme söönud. Ja kui me ei lase piisavalt selle rasvapõletuse ajal olla, siis lihtsalt siis ei põletata seda glükoosi mitte energiaks, vaid ladestatakse keha rasvana. Ja kusjuures veel on tehtud uuringuid, et mingid teatud maagilised asjad, näiteks nagu täiskuu, võivad ka meid segada. On sinul endal mingeid kogemusi või tead inimesi, kellel võiks olla probleem täiskuu ajal rahulikult välja magamisega? Täiskuu võib-olla isegi ei ole päris maagia, sellepärast et seal ongi mingisugust magnetväljad, mis midagi päriselt ka mõjutavad. Ehk siis tegemist on isegi, võiks öelda, natukene füüsikaga, et päris niisama nali ei olegi ja võib-olla mõjutab siis see magnetväli või mingisugune magnetväljade muutumine mõnda inimest rohkem, mõnda inimest vähem. Jah, ja see teaduslik taust seal taga on see, et kehas väheneb melatoniini tase ehk siis unehormoon. Ja sellepärast võtab ka uinumine kauem aega ja tegelikult see unekestvus on ka lühem. No võt. Sellised lood siis, keegi ei tahaks neid omale kaela neid unehäireid. Nii et lahendused meil kostsid ja loeme nüüd ka kiiresti veel siia saate lõppu ette. Mis need lahendused siis on, et jääb inimestele meelde? Jah, on selline tervisliku elustiili korral siis on garanteeritud paremini. Siis 7-9 tundi olenevalt siis inimesest võiks olla selline uneaeg, unekestvus ja magama tasub minna õigeaegselt, sellepärast et kõige soodsam ja odavam energiaallikas on magamine, uni ja unerutiin on hästi oluline. Igal päeval, kui sul on juba tekkinud unehäired, siis hakka harjutama, et sa lähed samal kellaajal magama ja ärkad samal ajal hommikul üles. See on ka tegelikult esimene soovitus, mida unearstid soovitavad, et peab tekkima rutiin. Ja umbes tund aega enne magama minekut ei soovita olla siis ekraanis, sellepärast et see blokeerib unehormooni melatoniini tootmist. Me ei saagi hakata valmistuma otseselt magamiseks, vaid vähkleme voodis. Ja kasuta siis voodit ainult magamiseks ja seksimiseks ja mina arvan, et ka raamatu lugemine on väga okei. Ja mitte teha seda ekraanilt, et mitte saada seda sinist valgust, mis seda melatoniini tootmist siis blokeerib. Ja ma arvan, et ka võiks mõelda seda, et kui on kofeiinist
mõjutatud inimene, siis peale kella 2 oleks mõistlik mitte kohvi enam tarbida. ja kindlasti on hästi oluline jällegi ka liikumine, et aktiivselt 30 minutit vähemalt minimaalselt liikuda. ja viimane söömisaeg oli siis seal kuskil kella 8 paika, et hiljem pigem mitte. vot, ei midagi ju keerulist, et kõik oleks hea, onju, aga natuke on võib-olla keeruline järgida seda kõike inimestele, kes seda suudavad järgida, siis tundub, et läheb hästi. ma ei teagi nüüd, kui tähtsa koha peal see uni on kogu selles edetabelis, kui me paneme siin toitumine, liikumine ja uni. ma ei tea, kas need on kõik 3 võrdset asja või milline on üksteist tähtsam? no uni on hästi oluline, eks ju, samamoodi toitumine, liikumine, et nad on kõik omavahel väga palju seotud. et kui me ei söö korralikult, ei toitu korralikult, siis on sellest võib-olla ka põhjustatud kehv uni. kehva siis ei viitsi liigutada ja nii ta käib siis, eks ole. surnud ring. No selge, nii et sellised soovitused teile siis tänasest kiirest saatest, aga nagu me lubasime, siis saate lõpus ka väike küsimus Elliti poolt, millele saate vastata MySnacki Instagramis ja kodulehel mysnack.ee ja see küsimus tuleb siis sellest samast tänasest saatest ja kes õigesti vastab, see saab omale auhinna. jah, küsimus oleks täna siis, et mis on need 2 või maksimaalselt 3 tegevust, mida võime voodis teha? minge vastake ära, auhinnad on uhked ja teiega kohtume siis juba järgmisel kolmapäeval Ellitiga ka, aitäh tulemast! ja aitäh!